Tere! Mina olen Raid ja mina olen üks nendest, kes toob teieni järgmiste nädalate jooksul Rakett 69 YouTube'i sarja. Juba mitu aastat olen oodanud talve, mil saan kõik vastlapäevasõidud kinni panna. Nüüd on see talv käes. Et ehitada kelk, millega vastlapäeval pikimaid linad välja sõita, on tarvis täpselt teada, millised parameetrid kelgu sõitu mõjutavad. Selle jaoks on meil loodud ühendus Tallinna Tehnikaülikooli füüsiku Arvo Merega. Tere, Arvo! Tere päevast! Mis on need parameetrid, mida just kelgu ja kelgutamise juures tuleks silmas pidada, et võimalikult pikk liuks saada? Kelkudel on kõige tähtsam siis igasuguste takistusjõudude minimiseerimine. No üks takistusjõud on loomulikult, mis tekib hõõrdumise tõttu kelgu jalaste ja siis aluspinna ehk lume või jää vahel ja teine takistusjõud on õhutakistus. Kui me räägime igapäevasest kelgutamisest, siis mis me saame teha? Saame teha seda, et esiteks kelgu jalased peavad olema hästi siledad. Teiste sõnadega mikrotasemel peab olema siis see konarused likvideeritud isegi. Siis teine asi on õhutakistuse vähendamine. See tähendab seda, et tuleb ennast nii kerra tõmmata või pikki paigutada sinna kelgu peale, et see õhutakistuse laupindala või see frontaalpindala oleks kõige väiksem. Kuna on tegemist õhus liikumisega, siis suurema kiiruse saavutab loomulikult selle suurema raskusjõu komponendi valguses. Teiste sõnadega, mida suurema massiga on see kelgutaja, väiksema pindalaga, seda suurem on tema lõppkiirus. Nüüd olemegi jõudnud mäele, et katsetada läbi kõik need füüsikalised tegurid, mis kelgusõitu mõjutavad. Kõigepealt räägime frontaalpinnast ja õhutakistusest. Frontaalpind näitab seda, kui suur paistab kelgutaja vaatajale sealt mäe alt. Kõigepealt suurendame enda frontaalpinda läbi selle, et hoiame käes suure pindalaga eset. Ja proovime siis teha esimese katse. Nüüd eemaldame selle plaadi ning vähendame frontaalpinna minu tavalisele pindalale ning sõidame mäest alla nagu tavaline kelgutaja. Ning nüüd vähendame frontaalpindala veelgi. Kui ma siia kelgu peale laman, siis sealt eest vaadates olen ma ainult väike pulk kelgu peal. Nüüd vaatleme kelgu ja kelgutaja massi mõju liu pikkusele. Selle jaoks olen ma appi palunud endale Emilia. Emilia ja minu masside erinevus on ligikaudu kahekordne ning vaatame, kui kaugele jõuab Emilia. Ma annan sulle kaasa ka selle torbiku, et sa saaksid üles märkida, kui kaugele sa jõudsid. Emilia pani oma märgi maha. Vaatame, kui kaugele jõuan mina.
Tänane päev on olnud edukas. Õppisime, millise asendiga kõige efektiivsemalt vastlapäeval liugu lasta. Samuti saime teada, et mida suurem mass on kelgul ja kelgutajal, seda kaugemale kelgutaja jõuab. Mis siis ikka? Nüüd oma kelku ehitama. Kelk on valmis, oleme tulnud siia Tehvandi suusaspordikeskusesse Eesti laskekoondise määrdimeeste jutule. Vaatame, kas nemad aitavad meil kelgu veel libedamaks teha. Lähme otsime nad üles. Tere mehed, jõudu! Ja, jõudu Arvis! Mul selline mure, et ma ehitasin kelgu suuskade peale ja tahaks vastlapäeval kõik sõidud kinni panna. Mõtlesin, et äkki leiab siit mingit abi, et saaks need suusad veel libedamaks ja veel pikema liu. No täna on siin päris palju erinevaid koondisi maja täis, et tulevad suured võistlused ja minu arvates tulid sa kõige õigemasse kohta, sest teadupärast eestlased on ju parimad määrdemehed ja vaatame, mis me teha saame, et võib-olla midagi ikka leiab. Ma olen ka kuulnud, et eestlased pidid kõige paremad olema, nii et ma üldse ei kahetse oma valikus. Ja. No pane tõstame siia, vaatame, äkki me saame korra, vaatame, mis variandid me siin teha oleks sinuga. No esmaseks võib-olla ma sulle, kui sul on kodus ja kui sa oled murdma suusatamist teed ja et sul on võimalust, üks võimalustest, mida siia alla panna on siis triikrauaga parafiin, et Kaarel näitab sulle siis siuke parafiini variant on, et küsid kohe kindlasti, et kas tavalise triikrauaga ei saaks teha, siis seal on siuksed augud sees ja seal on vesi tuleb ja sealt tuleb õhk ja sellega teha ei saaks. Et selle jaoks on spetsiaalne, aga kui kellelgi kodus on, siis see oleks üks parimaid variante. Üks päev enne liu laskmist, parafiin siia alla, natukene ta siis jahtub ja siis on selline tsikkel ja siis tõmmatakse tsikliga siit niimoodi ilusti see parafiin maha ja põhimõtteliselt oleks ja siis veel natukene siin ütleme selle harja annad siit selle parafiini, viimase parafiini väiksed tükikesed siit pealt ära. See oleks nagu sulle parim variant ja võib-olla annaks selle liule võib-olla kõige libedama ja kõige pikema sellise nagu... Ja kestab ka. Ja kestab ka, vaata, see on sellega, et see variant on nüüd see, et kui sa nüüd ühe liu ära teed ja jätad aastaks seisma, siis vaatad järgmine aasta saad selle sama määrdega veel uuesti teha. Või siis samal päeval mitu liud teha, nagu on ju Kaarel väga hea point see. Et aga meil, ma ei tea, praegu võib-olla siin pakuks neile kõige kiirema, jah? Kõige kiirema. Vedelikud spreid. Et Kaarel otsib sealt, et võib-olla meil seal on, ega... Ära seal väga palju seda sahtlit lahti tõmbaga, seal on sellised saladused, et mina pakun sulle, on olemas, ma arvan, et kõigis spordipoodides on selline sprei variant, seal on külmakraadid on peal, on ka selline, no ütleme keskpärane, mis Eesti ilmale, põhimõtteliselt kõik ilmad sobivad, et ostad selle ühe ära, seda jätkub sul, ma arvan, et siin mitmeks liuks ja põhimõtteliselt võtadki selle sprei ja no vot, nüüd on need kaks varianti meil siin all, need võiks nüüd, ütleme, ideaalis võiks lasta minut 2 kuivada, enne kui ma kujutan ette, et sa tahad sealt kohe mäest alla lasta, sul on hästi kiire, aga sa võiksid väikse pausi teha, vaadata ringi, kes on su konkurendid, natuke hinnata ja ma olen üsna kindel, et me täna leidsime Kaareliga kõige efektiivsema liu libisemise variandi sulle. Et siin kõrval on sakslased, ilmselt nemad ei oleks osanud midagi siia alla panna, et õigesse koppi sa tulid ja ma arvan, et perevaataja siis hindab selle. Määrdimeeste abiga kelk määritud, nüüd pole midagi muud kui mäele. Nii, kõik on valmis.
super, kõik töötas. Aerodünaamika oli tasemel, määre ei vedanud alt. Kelk ei lagunenud ära ja mis kõige olulisem, minu esimene vastlapäeva võit.